Mina olen Siret EBS-ist Tallinnast ja teen täna Arenduskeskusega koostöös äriplaanide koolitust Rakvere Reaalgümnaasiumi noortele. Meil on esimene paus, nagu vist taustalt näha, ja praegu on olnud väga intensiivne, aga ma arvan, et üldiselt noortele meeldib. Eestlased on väga ettevõtlik rahvas, tavaliselt noored on hästi innukad enda ettevõtteid tegema ja ma lihtsalt loodan, et nad saavad siit panna endale midagi kõrva taha, et nad lõpetaksid edukat ettevõtetele. Ma õpetan ühtlasi EBS-i high schoolis nii rahvusvahelisi klasse kui eestlasi, ehk siis majandust, rahandust, finance'it ja economics. Nii et majandus on teema, millega ma puutun hästi palju kokku ise ja ma õpin magistrantuuris finantsjuhtimist. Ehk siis see on mul hästi hingelähedane teema. Mul on hästi hea meel näha, et paljud noored mõtlevad õpilasfirma tegemise peale, aga mul on ühtlasi tunne, et neil on mingi asi hoiab neid tagasi või nad ei julge kuidagi nagu suurelt mõelda, et alati tehakse mingeid selliseid pastakafirmasid või vihikuid, aga tegelikult mis keelab sul teha midagi tõeliselt suurt, millega saad edasi minna ka pärast keskkooli. Ma arvan, et see on selline asi, mis on võib-olla osadel noortel natukene, nad ei julge nii väga teha, aga tegelikult usun, et noorte käes on absoluutselt tulevik, et rohkem julgust ja nii edasi. Klassiruumis rääkida ja arvamust avaldada, et sellised inimesed tavaliselt saavad edukaks, nagu öeldakse tagapingipoisid. Me tulime Rakvere siia Reaalgümnaasiumisse sellepärast, et oma elamusi rääkida. Juhtus vist siiski niipidi, et me rääkisime rohkem tööst, pakkudes loodetavasti elamust ise. Aga mulle tundub, et lõpuks me jõudsime ka ise nende elamusteni, mida siis kuulajatele saime pakkuda. Ja see oli jälle minu jaoks elamus. See, kuidas moodi klass äkki vakatab. Kuidas sa saad aru, et nad ongi sinuga koos just seda hetke tegemas. Eks me vist osaliselt olime siin sellepärast ka, et mõlemad oleme juhtumisi ajakirjanikud ja meedia vast on teema, mida on noortel inimestel huvitav kuulda ja millest nad võib-olla isegi liiga palju ei tea. Meedia on selles mõttes naljakas tegevusvaldkond, et ta on kõikjal meie ümber justkui, aga ega teda nii põhjalikult ei tunta ka. Ja see, et me rääkisime täna elamusaasta projekti raames siia tulnuna nii palju tööst, vast räägib sellest, et töö endiselt on meie kahe jaoks elamus, mis on ju alati hea märk. Ma arvan, et mitte ainult tänapäeva noor, vaid kõikide päevade noored, ehk siis kõikide põlvkondade noored on kartnud samu asju ja on olnud mures samade asjade pärast. Ja seetõttu võib-olla see ei mõju kohe julgustavalt, aga ajapikku vast mõjub ka teadmine, et kõik, mis praegu tundub uus, on mingis kuues juba olnud. Ees on aastatuhandete võrra põlvkondi, kes on teinud läbi oma eksirännakud, oma vead, oma komistamised ja ärge kartke vigu teha. Vead on ainult selleks, et neist õppida. Ärge kartke komistada, sest komistamise peale on alati võimalik püsti tõusta. Ja ärge kartke varbaid aeg-ajalt vastu kivi ära lüüa. Sest see, mis teile võib-olla tundub mingil hetkel väga suure ja ületamatu ja väga valusana, on tegelikult tõepoolest ainult varvaste vastu kivi ära löömine. Nii et te olete tuleviku poole rühkides tegelikult selja taha jätnud paljud need inimesed, kes on siiski need samad vead ära teinud ja need, kes tunduvad tänapäeval osavad ja tegijad ja veatud võib-olla teatud mõttes on olnud täpselt samas olukorras, kus teie olete. Nii et ärge muretsege,
hakake elama? Mina soovitaksin alustada algusest, mitte ihata kohe tippu ekraanile kuulsaks saatejuhiks või popartistiks või mitte kohe kõrgele, vaid ikka redelist üles ronides saab nii, et astutakse esimesele pulgale ja siis teisele ja siis tuleb ka see kõrge, aga ma julgustan oma kogemuse põhjal otsima kontakti vanemate, kogenenute inimestega. Mul on olnud erakordselt vahva võimalus töötada Eesti ajakirjanduse väga oluliste nimedega. Ja üks neist on Erki Peerens, kes minu jaoks kandis oma ajakirjandusõppejõu ehk professor Juhan Peegli mõtet ehk, et ajakirjanik võid sa olla, aga inimene pead sa olema. Ja inimeseks jäämist tuleb mul siiamaani õppida iga päev uuesti ja uuesti. See kipub selles muutuvas ilmas sageli ununema, aga see on võimalik olla inimene. Ja kui te nüüd väegi suutsite jälgida, siis kas te panite tähele, mitte ühtegi korda ei olnud mingi nagu, mis mõttes, vaid laused seotud, haakuvad üks-ühega, mõte algusest lõpuni selge, see oli jumalik. Juba see üksi tasus siin istumist ja olemist ja kuulamist, ma arvan. Ärge nüüd, sellepärast, et ma tunnen ikkagi, et see... Mis mõttes ma ei saa aru? Mis mõttes nagu? Teie päev. Et see nagu tegelikult kipub kõnepruuki ikkagi ka isegi ajakirjanikel. Igal juhul elamused. Siin on vitamiin ja meie pastakas ja täname, eks ju. Tere! Tänases saates räägime Elina Pähklimäega ja tema uuest lavastusest Hobune, kes kaotas prillid ära. Tere, Elina! Tere! Mis on selle tüki sisu? Selle tüki mõte on sõprus. Kuidas loomad, kes on üksikud, nad satuvad kokku ja nad leiavad omale väga head sõbrad. Ja kõige selle juures on siis erinevad seiklused, katsumused, kuidas talv üle elada ja järsku on kõik hästi. Kevad on käes ja talv üle elatud. Aga minu arust Hobune ütleb hästi ilusti, et kui oodata, et siis läheb kõik hästi. Et kui esmapilgul tundub, et kõik on väga halvasti, mingit lootust ei ole, siis kui natukene oodata, vaadata, mis juhtub, siis asjad laabuvad. Kus te selle materjali otsite? On selline suurepärane Soome kirjanik nagu Hannu Mäkelä. Ma arvan, et suurem osa lapsi ja täiskasvanuid teab rohkem tema raamatut Härra Huu ja see on tema lasteraamat. Ja selle dramatiseeris Anneli Sova ja ma ise. Ja kuna tegemist on materjaliga, mis on hästi eluterve, et selle kuidagi need tegevused ja need loomad ja need inimesed on kuidagi huvitavad ja sellised krutskitega. Ja nad on puutumata sellisest tänapäeva mõnes mõttes infoühiskonnast. Ei ole seal arvuteid, telefone, asju, et selline puhas seiklus. Te näitlete ka teleseriaalides, et kumb teile rohkem meeldib, kas teatritöö või teleseriaalid? Ma pean ütlema, et teater meeldib tunduvalt rohkem. Teatris on, kui sa ise mängid,
siis on see lineaarsus ehk siis see, et sa alustad ühest punktist ja sa lõpetad teise punkti, et sa pead alguses, ütleme väga drastiliselt, alguses sa sünnid, siis sa saad 10-seks, 60-seks ja siis lõpuks sa sured ära. Aga teleseriaali puhul on see, et võib-olla alguses sa sured, siis sa oled järsku 10 ja siis sa oled 60 vahepeal ja siis sa sünnid. Ehk siis teleseriaalis on see asi nii katkendlik ja mõnes mõttes fragmentaalne, et sa pead kordama, sa pead kohutavalt palju kordama erinevate plaanide jaoks, nagu sa väga hästi tead. Ja see kordamine mõnikord tapab selle hetke ära, et igas teatrietenduses võib sündida see väike ime, aga see, et võtteplatsil sünniks ime, on väga-väga keeruline. Näiteks mul just oli võte, kus ma pidin nutma. Ja on 2 võimalust, kas sa nutad siis ise, sa saad ennast siukse situatsiooni hingeliselt või siis sa lased grimeerijal teha need pisarad. Ja ma ütlesin, et ma teen seda ise ja sa kujuta nüüd ette, oli see, et võeti see üldplaan ära ja läheb aega, läheb selle aega heliga, läheb valgusega aega ja siis tuleb keegi sult midagi küsima ja sa pead kogu aeg olema selles samases emotsioonis edasi, et kui sa kukud sealt välja, väga keeruline on jälle uuesti saavutada see hetk, hakata uuesti täiesti südant lõhetavalt nutma, et kuidas seda teha. Ja siis oligi, et ma blokkisin kõik ära, ma ütlesin, olge nagu kuss, et ma tahan olla omaette, öelge, kui te olete valmis, siis teeme edasi. Et selline, tšau, et selline asi, see on keeruline, et selles suhtes mulle meeldib kindlasti teater rohkem. Oleme kuulnud, et te olete õppinud näitlemist Rakvere Reaalgümnaasiumi Karla grupis. Mis see teile andnud on? Karla ja Tiina Kippel tutvustasidki mulle teatrit või seda, mis see teater selline võiks olla, rolle, laulmist, erinevaid mänge, et siinkohal hea õpetaja Tiina, tervitan sind. Et minu esimene roll, suurem roll oli üldse ju Rakvere Reaalgümnaasiumi lavastuses Mary Poppins, ma mängisin Mary Poppinsit. Et Tiina pani asjale aluse ja see Karla, kõik see seltskond seal, et see on suurepärane võimalus, kus unustad ära see reaalsus ja minna, kui sa oled piisavalt julge, et asjaga kaasa minna, et tõesti, kui sulle antakse erinevad ülesanded, et mine kaasa, unusta ära see, mida teised sinust mõtlevad, see on see ei ole üldse oluline. Et selline heas mõttes minna laskmise tunne on hästi tugevalt ju pärit Karlast. Mis on teatritöö ja televisiooni sarnasused ja erinevused? Erinevused, kõige suurem sarnasus on see, et sa mõlemas nii teatris kui ka televisioonis sa kehastad kedagi teist, kes sa ise oled. Et sa mitte kunagi üldiselt, kui see ei ole tõsielu seriaal, Robinsonid või Baar või mis nüüd siin on, mingi suur vend, kui sa oled ise, siis tegelikult televiseriaalide juures sa seda ei tee. Ehk siis sa alati mängid kedagi teist. Alati on olemas siis erinev tekst, kas siis stsenaarium või siis näitekirjaniku tekst, millega siis laval töötatakse teatris. See on sama ja on ka mingid elemendid samad, muusika on sama või ütleme helikujundus on olemas, on valgus, aga kõik need on, sealt hakkabki see erinevus pihta. Et kui me räägime teatrist, ongi see sama lineaarsus, sa alustad õhtut, sa lõpetad mingite tundide pärast siis selle teatriõhtu. Siis televisiooni puhul filmitakse kaadreid erinevatest stseenidest ja ka osadest väga tihti, et seal juhtub lihtsalt see asi, et sa võid filmida stseeni näiteks esimesest osast, 10. osast, 8. osast, et sa pead kuidagi rohkem tajuma kogu asju, mida sa mängid antud hetkel, mida sa tead, mida sa ei tea, et see on mõnes mõttes väga keeruline malemäng. Siis televisiooni puhul on plaanid, on üldplaan, kus on kogu asi sees, siis on keskplaan, sa oled siiamaani sees ja on suur plaan, kus on tõesti, ütleme, ainult sinu nägu näha ja siis ülisuur plaan, kus siis mängivad näiteks sinu silmad ainult. Ja ka selles mängimises on väga suur erinevus. Ja ka teatrilaval ka, suurel laval sa pead kasutama tunduvalt tugevamat häält, suuremat žesti, mida väiksem lava, mida kammerlikum, sellised black boxid ja üliväiksed, ka siin see kolakamber. Sa pead oma mängustiili tõmbama hoopis teiseks, et sa ei mängi üle nii-öelda. Sellepärast, et see hakkab kohe võlts tundma, kõik suured žestid, sa võid kasutada sosistamist, kõiki selliseid hästi pisikesi asju, mis mängivad.
ja samamoodi on televisiooni puhul on see, et suures plaanis sa saad teha suuri žeste asju ja mida väiksemaks läheb plaan, siis kui sa üldplaanis saad teha selliseid suuri liigutusi, siis kui võetakse sinu ülisuurt suurt plaani, kui ainult silmad mängivad, sa ei saa praktiliselt mitte midagi teha. See väike liigutus juba mängib nii palju, kui sa teed sihukest asja, no siis sa oled lihtsalt kaadrist väljas. Ja televisioonis sa pead olema valmis kordama. Hästi oluline asi on continuity. Ehk siis, et sa erinevates plaanides teed täpselt sama asja. Ehk siis sa tead, mis repliigi ajal sa võtad kohvilonksu, millal sa paned selle ära, kus sa ennast sügad, kus sa keerab pead, kõik need pisikesed nüansid, et on olemas režissööri abi, kes siis fikseerib selle ka ära, aga sa pead seda tegema ja mis alati on kõik naljakam, et kui sa selles suures plaan või üldplaanis teed selle kõik ära, et seda sama korrata suures plaanis, see on päris toitu. Ja siis veel, et kumb meeldib rohkem olla, kas lavastaja või näitleja? See on hästi raske küsimus. Mõlema töö puhul on see looming kõige olulisem, et ma ei saa öelda, kumb on parem või toredam. Kui on väga hea materjal, on näitlejale väga hea. Kui on kehv materjal, siis mõnikord sa pead mängima ka seda kehva materjali ja kui on lavastaja, kes ei ole, ütleme, sinu vereringega sama tüüpi, on väga keeruline mängida. Aga lavastamise puhul sa ju ise valid selle üldjuhul ikkagi selle materjali ja millegi pärast ta sind köidab ja sa teed seda kirega ja sa tahad seda teha. Et ma ei saa seda, see on nagu valimine 2 lemmiktoidu vahel, nii et ma parem ei valiks. Mida noorematele öelda, et teatrisse tulgu? Teater on midagi hästi ehedat ja elusat. Ja ma arvan, et see mõnes mõttes igasugune teater toob tagasi selle asja, mida sa julged võib-olla teha lapsepõlves. Et sul on niisugune puhas mängulust ja rõõm, et sa lähedki õue, sa rahmeldad ringi, sul on ükskõik, kõik need luurekad tukakaga, kõik, see ongi seesamane mängurõõm, et sa ei kapseldu iseendasse, ei tegele oma telefonide, päädide, asjade, mängudega kusagil sees. Ja see annab hästi palju mõtteid ja inspiratsiooni. Et muidugi, tulge teatrisse, kui vähegi annab, tulge. Aitäh! Palun!